jälle kaameramees. Jäid hiljaks. Peame siis avamise uuesti tegema. Tähele palun! Mina, rahvamuusikalaagri Rebasekutsikas, luban kõigi juures olijate kuuldes. Pean alati au sees pillimängu ja pillimängijaid. Kui keegi haarab pilli, siis hüppan alati kampa ja mängin kaasa. Ja annan seda rahvamuusika püsikut edasi senikaua, kuni mu sõrmed liiguvad pillikeeltel ja suu laulab ja jalad tantsivad. Kannan seda püsikut endaga seni, kuni vanemuine kannelt kraabib. Vannun pühalikult kõike seda täita. Sellega kuulutan laagri avatuks. Tere tulemast rahvamuusikalaagrisse! Ei, ära seda küll sisse pane, see on mingi klišee. Tere tulemast rahvamuusikalaagrisse! Kuidas on esimesed päevad möödunud? Minu arust väga ägedasti. Meil on läinud väga hästi. Väga hästi, lapsed on ülitublid. Minu käes on korv. Siin korvi sees on nimed. Sina võtad siit ühe, aga see tähendab seda, et see nimi, mis kirjutatud on, tema on see, keda sina hoiad, märkad, kaitsed, kellest sa hoolid natukene rohkem, sellepärast, et me kõik vajame oma ellu inimest, kes oleks meie vastu lahkemad, sõbralikumad ja paremad. Ma annan teile kaardid kätte. Teeme sellise mängu, et ma annan teile kirjutusvahendid ja kaardi pöördel võtke mingisugused punktid siit ja kirjutage nende koordinaadid siis siia tagumisele küljele. Ja hakkame kontrollima. Läks! Kuulge, tore, et tulite, minge minema. Aitäh! Nii, mis meil just toimus? Kuli on sõber. Ja, just täpselt. Kuidas teile päästejuhtus meeldis? Väga meeldis. Jaa, see oli väga tore. Mis meeldis? Kõik olid erinevad. Autoga sõitmine. See oli ainuke see meeldi autoga. No vot, siis oli avatus, sai autoga sõita. Mis eile õhtul toimus? Häire. Politsei! Politsei! See oli natuke väga hirmus. Vaidake mind! Ma ei tea, kuidas see käib. Tehke kilpe, et see tädi ei saaks ligi. Kas te arvasite, et see oht on päris, mis meil oli siin? Mul oli täpselt siuke 50-50. Võtame siia. Ei võta side, sa pead siia. Naelade vahel üks ja kaks kõik ümber. Ja siis, kui ma pidin juba minema sinna auto juurde, politsei kutsub autot läbi otsima, siis ma sain aru, et see ikka ei ole päris üldse. Oli meil kaart leitud siis ka autos ja meie saime siis ka koordinaadid. Leidsime härrasmehe ja pidime talle laulma.
meile ka sama hästi kaardid. See oli üliäge, sest et nagu keegi väga ei osanud arvata seda või nagu kuskil peas oli ikka see kinni, et äkki on ööhäire, aga see muutus nagu nii nagu ebareaalseks ära, et keegi ei arvanud, et see päriselt ööhäire võib olla. Meil ei olnud kinnisidamist ega tulistamist ei olnud. Aga see on kõik okei, see kõik okei. Me oleme ürituseks valmis. Riigid on Pärnu. Peaasi, et energiat on. Siis on kõik hästi. Aga lõunast tuli energiat. Vaata seda energiat seal. Ära tee! Ära tee! Kuidas sind tunned? Väsinud, pingelangus on, võiks öelda. Nüüd on pea niisugune tunne, et ülehomme tuleb kontsert, et tuleb nüüd uuesti selle jaoks koguda ennast. Aga väga hästi tunnen. Aitäh. Nii, aga tõuse püsti ja teeme taha ühe suure ringi ja enam. Kuidas teile laager on seni meeldinud? Mis tunded viimase kontserdi ajal sind valdasid? Tegelikult valdas õnnetunne. Et see tulem, mis sellel viimasel kontserdil oli minu jaoks nii täiuslik. Ja siis need pisarad, mis tulid, see oli lihtsalt nii suur õnn on minu sees, nii suur rõõm ja see tänutunne ka, et see on nagu minu elutöö. Kui mõni ehitab maja 20 aastat, siis mina olen seda laagrit vedanud 20 aastat. Oma lapsed suureks kasvatanud siin, õelapsed suureks kasvatanud siin ja nüüd lapselapsed juba, et see on imeline. Mida te ütleksite Margitile ja Reinale tänutäheks selle laagri korraldamise eest? Suur aitäh! Aitäh, et kutsusite kõik kokku ja... Sõnadesse on seda tänutunnet päris keeruline panna, aga
suur aitäh, see on üks ägedamaid laagreid, mida üldse teha on võimalik. See, mida Reina on teinud 20 aastat, et see on andnud noortele tiivad ja juured ja isegi nähtamatud juured, sest me keegi ei tea, kuhu need juured välja viivad. Me oleme siin laagris üles kasvanud. See on nii suur osa meist ja ma tean, et see on väga suur osa ka neist. Kui ta kogu hinge sinna pannud, siis ja meie anname kogu hinge neile vastu. Ja me oleme nii tänulikud, nad tohutult tänulikud. Kui me siin 20 aastat tagasi alustasime, oli see palju väiksem koosseis, neid lapsi oli vähem, aga praegu, kui vaadata, et kes meil siin need nooremad õpetajad on, need kõik on olnud siin laagris. Ma olen väga tänulik Reinele ja Margretile usalduse eest, et nad meid siia kutsusid ja mul oli võimalus siia jääda. Nii tore, et olete seda laagrit teinud nii pikalt. Kõik minu 3 last on selles laagris mitu korda käinud. Neil on alati head emotsioonid. Oi, see on ikkagi päris keeruline mul näiteks kõiki neid mõtteid ja tänusõnu üldse nagu sõnadesse panna. Ja ma juba natukene kardan homset lõpukontserti, sest iga kord on väga raske pisaraid tagasi hoida, sest see läheb nii südamesse, see on nii ilus. Aitäh teile, kallikesed! Kõigepealt muidugi südames suur aitäh nende toredate hetkede eest, mis oleme saanud kaasa võtta ja endaga tegelikult alatiseks talletada. Need on meid kasvatanud, need on meid õpetanud, need on rõõmustanud. Ma arvan, et maailm on parem paik tänu sellele. Suur aitäh, et olete Reine ja Margrit seda asja vedanud ja loodetavasti siis ikka veel